Sellel aastal kavatses Jeesus veeta paasapühet koos oma jüngritega ja selle põhjus oli palju olulisem, kui jüngrid seda elades oleks võinud arvata. Ja kui tund kätte jõudis, istus ta maha ja apostlid ühes temaga ja ta ütles neile: ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui ma kannatan, sest ma ütlen teile, et ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Jeesus väljendas oma jüngritele, et see on tema viimane õhtu söömaaeg koos nendega. Järgmine saab olema juba üleval taevas, isa juures. Kas jüngrid mõistsid seda? Vaevalt. Nad olid ikka veel eufoorias oma õpetajast, kes oli äratanud üles Laatsaruse ja nüüd olid kaua oodatud pidulikud pühad, kus söödi, oldi rõõmsas tujus. Nad olid veendunud selles täiesti, et kõik on veel alles ees, et midagi ei ole lõppemas. Sellepärast jäid neile märkamatuks Jeesuse sellised väljendused. Paasapüha peeti Nissanikuu 14. päeva õhtul vastu 15. Algselt järgnes sellele koheselt matsa ehk hapnemate leibade püha ja siis uudsevilja püha. Aastatega aga sulasid need pühad kokku üheks pikaks pidude seeriaks. Pidude algne tähendus oli pärit Egiptusest, kus surmaingel käis sel ööl läbi maa ja surmas kõik esmasündinud. Et sellest pääseda tuli võtta aastane tall, see ohverdada ja määrida tema verega maja ukse piitu, kus söödi sellesama talle liha. Sel viisil olid kojas olijad kaitstud ja nimi Paasa vihjaski hukkaja möödumisele. See nuhtlus oli viimane nuhtluste pikast seeriast ning oli Vaarao kannatuste karikasse viimane piisk, kuna suri ka Vaarao enda esmasündinud poeg. Ta oli tunda saanud ja mõistnud, et iisraelaste jumalaga ei saa mängida. See püha tähistas Iisraeli soole orjusest vabadusse pääsemist, millele järgnes teekond läbi kõrbe oma kodumaa Kaananimaa poole suundumist. Selles episoodis räägime kõigest üksikasjalikumalt. See oli üks pikemalt ette kuulutatud ja täpsemaid võrdpilte, mida Jeesus tuli maa peale täitma. Esimene paasapüha Egiptuses oli kuvand, millest sai Iisraeli rahva ajaloos üks tipphetk, mida tähistatakse tegelikult kuni tänapäevani. Paasapüha oli palverännaku püha, kus kõik Iisraeli meessoost isikud, kes olid vanemad kui 13 aastat, olid kohustatud ilmuma Issanda ette Jeruusalemma templis. See aga tähendas sadade tuhandete inimeste rändlemist. Paasapüha ei saanudki pidada mujal Iisraelis, sest paasatalle tohtis tappa vaid templis ja süüa vaid Jeruusalemma linnas. Kujutagem korraks ette pilti paasatalle ohverdamisest Jeruusalemmas. 10 000 pere esindajad ootasid järjekorras oma tallega templi uste taga. Kui tal sai tapetud, kogusid preestrid selle vere ja valasid altari jalamile. Lepitusrituaali ajal laulsid preestrid psalme 113 kuni 118, tavaliselt halleeli ehk Jumala kiitust. Paulus, kellel oli Vana Testamendi võrdpiltide kohta väga sügav ilmutus, osutab, et Kristus oli eeltähendusena meie paasatall. Pühkige välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatall Kristus on tapetud. Just sellisel kombel toimus Iisraeli rahvas pidades aastast aastasse paasapüha ja seda 1400 aasta vältel. Lihtsalt selle sündmuse meenutamise eesmärgil. Aga nad ei teadnud, et see oli vaid eeltähendus olulisemast ohvritallest, kellede ohverduse tähendus ulatas iga inimeseni läbi inimajaloo. Just sellel aastal oli täitumas sajandite pikkuse paasapüha tegelik tähendus. Ohverdatud pidi saama see ohvritall, kes maailma patud tegelikult kannab, nagu seda tunnistas risti Johannes Jordani jõe ääres, kui Jeesus tuli toona tema juurde ristimisele.
siirdumegi nüüd sündmuste järgimisega sellesse paasapüha täitumise aastasse ja nendesse sündmustesse vaadeldes neid kronoloogilises järjekorras. ja ta läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles: minge ja valmistage meile paasatall, et me seda sööksime. Aga nad küsisid temalt: kus sa tahad, et me selle valmistame? Tema vastas neile: vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi. Minge tema järele sinna majasse, kuhu ta sisse läheb, ja ütelge selle maja isandale: õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasatalle oma jüngritega. Siis ta näitab neile suure ülemse toa, seal valmistage. Ent kui nad ära läksid, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli ütelnud, ja nad valmistasid paasatalle. Üks Jeesuse vaimuandidest oli nägija. Nägija on selline isik, kes näeb vaimus ette reaalseid pilte tulevastest olukordadest. Näiteks nagu Samuel, kes ennustas ette noorele Saulile inimestest, keda ta peatselt kohtab ja et tema otsitavad emaeeslid on leitud. Jeesus nägi ette, et mees kannab veekruusi, mis oli tegelikult tolle aja ühiskonnas väga ebatavaline, sest vee tassimine oli ikkagi naiste töö sellel ajal. Sellepärast oli see Peetrusele ja Johannesele lihtsasti äratuntav märk õigest isikust, kui nad silmasid veekannu kandvat meest. Kus aga asetses see ülasaal tegelikult? Evangeeliumid ei anna meile selle kohta mingit täpset vihjet ja seda põhjusega, et Jeesus ei soovinud enda arreteerimist sööma ajal. Kuid rääkides veekruusi kandvast mehest, saame sellest aimdust, et ta tuli Siiloa tiigilt, kust jeruusalemlased ammutasid tarbevett. Mõned aastad tagasi puhastati tiigilt Sioni mäele viivad astmed, mida mööda võisid Peetrus ja Johannes linna minevale mehele järgneda. Aastate jooksul on välja kujunenud siiski üldine arvamus, et ülemine tuba paiknes Sioni mäel. Aastal 638 Jeruusalemma patriarhi Sefroniuse ajal määratleti selle koha asukoht lõplikult samasse kohta, kus tähistatakse ka pühavaimu väljavalamist nelipühipäeval. See koht, kus me seisame, see ongi füüsiline koht Sioni mäel, kus Jeesuse paasatalle söömaaeg eeldatavalt aset leidis. Täna on sellest kohast väga palju erinevaid aegu üle käinud ja midagi ei meenuta meile selles islami aegsete araabiakeelsete kirjadega kootistiilis hoonest, seda hoonet, millest meile räägivad evangeeliumid, kus olid pehmed vaimad, kus oli mugav olemine, kus Jeesus oma jüngritega siis sõi paasatalle ja kõik need sündmused, mis evangeeliumid räägivad, aset leidis. Kuid me seisame ikka siiski aukartuses selles kohas, mõeldes selle peale, et see on siin kusagil aset leidnud. Siia kotivõlvidega hoonesse tulevadki kristlaste grupid neid mõlemaid sündmusi tähistama ja siin on alati rahvarohke, välja arvatud praegu. Kuulus Leonardo da Vinci maal, mis maalitud 1495. aastal pühast õhtu söömaajast euroopalikku laua taga istuvast seltskonnast, ei saa küll kuidagi vastata tõele, sest toona ei istutud laua taga, vaid lamati toitu võttes hoopiski mugavatel patjadel põrandal. Puudusid noad ja kahvlid ja serviis, kastet vaagnast söödi rebitud leivatükiga ja sageli joodi ühest karikast. Kuid alustame siis sündmuste kulgemisega võimalikus kronoloogilises järjekorras. Lugesime Luuka kirjeldusest ülemisest toast, et see oli suur tuba, mis oli kaetud vaipadega. Meile oleks piisanud sellisesse tuppa sisenemisel välisjalanõude ukse taha jätmisest, kuid tolle oludes
oli olukord selline, et vaibatatud ruumi sisenemiseks oli vaja kõigepealt majateenijal oma jalad lasta puhtaks pesta, sest inimeste sandaalides jalad olid kõndides tolmustel teedel ja vihmaga poristes lompides kõige räpasemad osad inimkehast. Normaalses olukorras oleks kutsutud majapidamise kõige madalama klassiga ori, kausi ja rätikuga, kuid siin šokeerib Jeesus neid jahmatuseni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba Juudas Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks, ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte oli andnud ja et tema oli lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde, tõuseb ta üles õhtusööma ajalt ja võtab oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud. Siis ta tuleb Siimon Peetruse juurde ja see ütleb temale: Issand, kas sina mu jalgu pesed? Jeesus vastas ning ütles temale: mida mina teen, seda sina nüüd ei tea. Aga pärast seda ta peab teada saama. Peetrus ütleb temale: eladeski ei või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas temale: kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütleb temale: Issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea. Jeesus ütleb temale: kes on pestud, sellel ei ole vaja muud kui jalgu pesta. Saabuva orja asemel võtab aga tema ülesanded endale Jeesus isiklikult. Ta vöötab ennast teenijaks ja hakkab ükshaaval pesema jüngrite jalgu. Jüngrid on sõnatud, nad on jahmunud. Kui järjekord jõuab Peetruseni, on ta ilmselt jõudnud end juba veidi koguda. Jeesus, sina ei või eladeski minu jalgu pesta. Sa oled rabi, sa oled Jumala poeg, Messias, sa ei või iialgi meie jalgu pesta. Jeesus selgitab oma jüngritele sellel viimasel koosistumisel kristlaste vahelist kõige olulisemat südamehoiakut, mis on teenimine. Mida oleks tolleaegse ühiskonna seaduste järele pidanud tegema teenija, seda tegi Jeesus, näidates, et kui tema, olles nende õpetaja ja rabi, neid teenindas ja nende jalad pesi, siis kui palju enam peaksime meie üksteist teenima. Usun, et tänasel päeval ei ole meie jalgade pesemine just kõige olulisem, sest meie jalad on puhastes sokkides, mitte nagu Jeesuse ajal. Aga kas sa oled vahel mõelnud, et võiks pesta ära oma venna auto või koristada tema korterit? Või hoopis kutsuda endale külla keegi, kellest ei hoolita ja valmistada talle parim õhtusöök? Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastate. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Kuid sündmused, mis sel sööma ajal juhtusid, olid olulisemad kui vaid hea toiduosaduse nautimine. See oli ülimalt tähendusrikas õhtu, kus kohtusid taevas ja maa. Siin toimus lepingu kinnitamine, mille osapoolteks oli Jeesus, kes oli taeva esindaja, ja apostlid, uue lepingu esimesed osalised, kes esindasid kõiki neid, kes läbi ajastute Jeesusesse usuvad. Ja kui tund kätte jõudis, istus ta maha ja apostlid ühes temaga ja ta ütles neile: ma olen südamest igatsenud seda paasatalla süüa ühes teiega, enne kui ma kannatan, sest ma ütlen teile, et ma ei soo enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis. Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: võtke see ja jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile, et mina ei joo enam viinapuuviljast enne, kui tuleb Jumala riik. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis
ja andis neile ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Samuti ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. On ilmne, et Jeesuse jüngrid siiski mõistsid Jeesuse poolt esitatud sümbolismi. Karikas veiniga see esindas valatud verd. Murtud leib, see oli nagu kahe poole vahel tehtud verelepingu element. Nad mõistsid, et nende õpetaja on tegemas nendega lepingut. Kuid vaevalt nad mõistsid, et Jeesus oli tõesti pärast paasasöömaaega minemas nende eest reaalsesse surma. Ilmselt oli sel hetkel karikast joomine neile rohkem iga-aastase paasapühade kombetalitus kui toimingu tegelik mõistmine. Leiva murdmine oli ilmselt neile kui paasatoidu jagamise osa. Kuid see, mida me ei mõista teatud hetke olukorras, jõuab sageli meile kohale, kui tervikpilt on meie ees hiljem avanenud. Kuid siis šokeeris Jeesus neid järjekordselt. Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas, sest inimese poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab. Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks olla nende seast, kes seda kavatseb teha. Äraandja, kes see küll võiks olla? No, siin olid ju kõik 12 mees, keda nad kõik täielikult usaldasid. Nad olid koos rännanud Jeesusega üle 3 aasta. Kuidas keegi võiks nende seast olla äraandja? Juudas aga oli üliosavalt peitnud oma korruptiivset tegevust kõik need aastad, nii et keegi ei osanudki seda aimata. Jeesus vastas, see on see, kellele mina kasutan ja annan selle palukese. Ja tema kastis palukese ning võttis ja andis selle Juudale, Siimona pojale Iskariotile. Ja palukese järel läks saatan temasse. Siis Jeesus ütles temale, mis sa teed, seda tee kähku. Aga sellest ei saanud aru ükski neist, kes lauas istus. Miks ta seda temale ütles? Sest mõned mõtlesid, et Jeesus, kuna Juudas, tema käes oli kukkur, temale ütleb, osta, mis meile pühiks vaja on. Või et midagi vaestele annaks. Kui ta nüüd palukese oli võtnud, läks ta seda maid välja, aga oli öö. Ma arvan, et tõenäoliselt oli Juudas siiski mitte näitleja, vaid ka tema uskus Jeesusesse kui Messias. Tema tegu oli mõistagi ajendatud hoopiski muudest motiividest. Tõenäoliselt ta uskus, et Jeesust ei ole võimalik arreteerida ja surma mõista, sest et ta on ju ikkagi Messias. Ta uskus, et Jeesus vabastab ennast köidikutest ja pääseb minema, nagu ta oli seda ju ennegi teinud. Tema aga saab oma tasu kukrusse, elu läheb edasi ja lõpuks on kõik õnnelikud. Matteus lisab äraandja loole veel ühe lisainfo. Ja nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järel temale ütlema, ega ometi mina see ole, issand. Tema vastas ning ütles, kes minuga oma käe vaagnasse pistab, see annab mind ära. Kes siis muu Jeesusega samaaegselt vaagnasse ikka pistis kui Juudas? Aga jüngrite meeleolu oli sedavõrd pidulikult hajevil, et see kõik jäi nende poolt kuidagi märkamatuks. Aga järjekordne šokkhoiatus oli Jeesuse poolt. Te kõik salgate mind täna öösel ja te jooksete laiali. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõppeks ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Peetrus ütles talle, issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma.
Jeesus aga ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned. Peetrus oli täis väge ja enesekindlust. Jeesus, millest sa räägid? Me lähme sinuga vangi ja surma, kui vaja. Kuid see oli vaid pelgalt enesekindlus, inimlik tahe ja soovunelm olla alati Jeesusega koos. On hämmastav, kuidas meie inimlikud enese ülehindamised meid sageli alt veavad, kui me neile loodame. Kuid hoopis erinev oli olukord 4 pühipäeval, kui Peetrus sai täidetud püha vaimuga ja võis vaadata otses silmadesse rahva hulgale, kelledest paljud olid löögedaristi hüüdjate seas ja hüüda neile silma vaadates Jumala väes. Teie olete ta ülekohtuste käte läbi risti löönud, kuid Jumal on tema surnuist üles äratanud. Kõige üksikasjalikumalt kirjeldab Paasa sööma ajal Jeesuse jutlustatud jutluseid Johannes. Tema ülestähendus on sõnasõnaline. Ta on justkui salvestav diktafon, kellel ei jäänud vahele ainsatki selle tähtsa õhtu jutlustest. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud? Ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juure, et teiegi oleksite, kus mina olen. Sellel õhtul kõneles Jeesus siinsamas ülemises toas väga palju erinevaid asju. Ta andis ka oma jüngritele pühavaimu tuleku tõotuse ja julgustas neid palvetama isa Jeesuse nimel. Ta kõneles meist kui viinapuu okstest, mis peavad jääma temasse ja muidugi palvestas ta sellel väga tähtsal õhtul isa poole ülempreesterliku palve, mille tsentraalseks osaks oli tema koguduse ühtsus. Ja Paasaõhtu finaalis on ka üles täheldatud, et kui nad olid kiituslaulu laulnud, läksid nad välja. See on ainus koht, mis räägib sellest, et Jeesus ja tema jüngrid ka laulsid. Nagu eespool mainisime, täitis Jeesus kõik Moosese seaduses antud prohvetlikud pühade kuvandid. Esiteks sai temast paasatal, kes tapeti samal päeval ja tunnil, kui Jeruusalemma templimäel ohverdati iga-aastaseid paasatallesid. Teiseks, kui saabus hapnemata leibade püha, siis sai Jeesusest hapnemata leib, keda pandi hauda, kuid kes ei näinud kõdunemist või hapnemist. Kuni tänaseni mängivad juudi kodudes paasapüha õhtul lapsed peitusmängu hapnemata leivaga, mida nad keeravad salvrätikusse ja peidavad ära. Täna on Messias Jeesus tõepoolest nende ees peidetud, kuid üsna pea nad leiavad üles selle peidetud matsaleiva, oma Messia. Ja kolmandaks, kui saabus Uudseviljapüha, mis oli päev, kus tavaliselt viisid inimesed templisse ohvrit oma esimesest saagilõikusest, siis kas pole hämmastav sümboolika, et Jeesus on esmasündinu surnutest, esimene vili, keda Jumal äratas surnuist. Need on 3 kevadpüha, mille tähendused Jeesus täitis oma lunastuse töös. Nüüd tuleb vahele pikk suvi, kus ei ole pühasid. Sügisel algavad taas Iisraelis pühad, mis kõnelevad meile sümbolite keeles sellest, mida Jeesus tõotas peatselt teha. Esmalt oli püha, mille nimi oli Jom Terua, kus kogu Iisraelis puhutakse soofaripasunaid. Paulus kõneleb sellest, kuidas Jeesus selle püha tähendust täitis. Äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Seejärel Jom Kippur, suur lepituspäev, kus kord aastas sisenes ülempreester kõige pühamasse paika ja lepitas rahva patu. Sõbrad, meie suur ülempreester on tulemas ja puhastamas kõiki rahvaid.
kolmandaks sügispühaks on lehtmajade püha. See on aeg, kus kogu Iisrael pidutseb, on rõõmus päästest, elades terve nädala lehtmajades. Ilmutuse raamatus hüüab hääl aujärjelt selle püha kohta niiviisi. Ja ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlemas. Vaata, Jumalat telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad on nende rahvad ja Jumal ise on nendega. Kui Jeesus täitis ülima täpsusega prohvetlikud kevadpühad, siis milline võimalus võiks olla, et ta ei täidaks sügise pühade eeltähendusi? Kes võiks kahelda, et varsti hüüab pasun ja kõikide silmad saavad teda näha? Täna me oleme elamas kaunis suve armuajas, kus kõik, kes usuvad, saavad selle imelise saabuva kuninga üle rõõmustada. Kas sina, armas vaataja, oled valmis selle jaoks, kui pasun hüüab?